käes on esmaspäev, 23. märts ja ma tulin just ülakehatrennist. Mul on täiesti nii, et mingi trennikaardi ajal ma suutsin planeerida ära kõik hoidmised, mis on vaja teha selleks, et mina jõuaksin 4. aprill võistlustele. Reaalselt, kui 1 minut läheb nüüd siin 2 nädala jooksul siia tänna millegagi, siis kogu graafik on lappes. Nii et ma loodan, et mitte ükski minut kuskile siia tänna ei lähe. Et see on päris ekstreemne. Kui ma peaks kunagi tööle minema, siis ma panen CV-sse, et mul on ekstreemne pingetaluvus, sest see, mis praegu toimub, selle jaoks, et ma saaksin trennides käia ja võistelda ja see on nagu ulme. Ütleme niimoodi, et kogu aeg on mingi jooksmine. See ei ole lihtne planeerida võistlusi, kui sul on 2 last ja kui 1 laps on veel sellises eas, kus ta nagu absoluutselt ise hakkama veel ei saa. No, Pärl on näiteks 1-aastane ja ta imetab ka veel. Nii et ma pean ennast kogu aeg kuskile nagu päeva sisse surkima. 3. aprillil, umbes keskpäeval, ma sõidan juba Pärnusse ära. Jään sinna ööseks. Kuna mingid meigid asjad võivad tulla, ma ei tea, kas öösel või vara hommikul või kuidas see plaan välja nägema hakkab. Aga jah, selline möll on, aga pingetaluvus sellest osas ka, et Pärlil ju tulevad hambad. Ja see, mis möll meil praegu kodus toimub, 24/7. Ma ei hakka isegi rääkima. Ta käib kogu aeg mul järgi mingi ta on nagu, lähed talle kogemata pihta ja siis hakkab see action pihta. Lihtsalt karjub, et proovime üle elada, vaatame, mis saab ja ei tasu nagu üle muretseda, tegelema asjadega siis, kui need juhtuvad. Nüüd ma pidin ju ostma uue jõusaalipaketi ka, et minna jälle varem trenni, et Rannar saaks varem tööle minna, sest tal on ekstreemselt palju asju teha ja siis me pidime ümber mängima, et ma Spartas enam ei jõua käia. Lähen jälle 4 hommikul trenni, et olla mingi enne 7 tagasi. Et sellised muutused ainult siis, kui mul Eleriga või Peebuga trenn on, et siis ma käin siin Spartas. Vaatame, mis siis elu edasi toob. See nädal tuleb palju iluprotseduure. Ma just käisin küütes, nagu ma ütlesin. Siis kolmapäeval on mul juuksepikendused. Laupäeval on mul kulmude püsimeik ja pühapäeval on pediküür. Nii et nende jaoks oli kõike hoidjaid vaja. Mis veel? Juuksepikendused, juukse värvimine, kõik see võtab ju terve päev mul aega. Et päev otsa meie armas tädi tuleb, hoiab lapsi ja siis õhtul võtab natukeseks ajaks Rannar lapsed üle ja viib päikseballetti. Mina ise see nädal balletti ei lähe, ma lihtsalt ei jõua. Ja ütleme niimoodi, et mu keha on ka praegu täiesti nagu tühjaks pigistatud sidron. Ma pole väga palju magada saanud, sest et Pärl ja hambad ja see tempo on ja õnneks mul tuleb nüüd laadimispäev, mingi päev, kus ma saan siis rohkem süüa. Mitte, et ma tunneks, et mul praegu on vähe süüa. Vastupidi, ma tunnen, et mul on väga palju süüa. Selle kohta, et ma olen dieedi viimastel nädalatel. Et kohe ju hakkavad võistlused. Ja siis tuleb veel juurde, see on nagu, siis ma käin mingi kõht ees ringi. Siis Peep ütles, et enne võistlusi, see nädal, mis täpselt jookseb, siis ma saan vähem samme teha, mingid päevad, kergemad trennid. Nii et ma ootan seda nädalat nagu mingit püha sündmust, arvestades seda, mis eelmise nädala lõpp ja nüüd see nädal tuleb. Okei,
palju jappimist, aga elage mulle palun kaasa, et ma elaksin selle üle. Tegelikult see on ikka maru äge ka, kui saab olla sellises baby-eeras, et lihtsalt kogu aeg käib mingi iluprotseduuridel, on ju, siis teed poseerimisi asju, kohe tulevad pildistamised igasugused, kogu aeg on kleitide proovid, on ju. Et see on nii äge tegelikult, kuidas sa oled nagu mingisuguses, isegi mitte baby-eeras, vaid nagu mingi modell, et kogu aeg kuskil lavale, iluprotseduurid, proovid, asjad. Mega äge kogemus nagu. Ja eriti äge on see ka, et üks asi on see, et sa käid salongides, on ju, aga teine asi on see, et sa pead ju kogu aeg mingi üle ühe õhtu tegema endale igasuguseid koorimisi, iga õhtu ma kreemitan ennast, siis juustele kogu aeg panen pesed, šampoonid, balsamid, mingid seerumid, asjad. Et õlitamine ka vaata, mul siin nagu ma alati reklaamin, on neid beebijuukseid juba nii palju tulnud. Ühesõnaga see möll on äge, mulle meeldib, aga lihtsalt vahepeal nagu see laste organiseerimine, võt see on ekstreemne. Aga nagu ma ütlen, ma olen ise endale seda manifesteerinud, et mul on siin vision boardil ka kõik, et mingi full glam make'i võiks osata teha, võiksid pikad juuksed olla, valged ilusad hambad, on ju. Jaa, hammast hügieenilisse puhastusse lähen millalgi. Ja mingi, mis mul siin veel on, mingi riietu nagu supermodell ja naudi mingid iluprotseduure, on ju. Näomaskid, asjad, oled kogu aeg full nagu preili moodis, on ju. Et ma täpselt ei räägi neid eesmärke ette, sellepärast, et siis need kipuvad saama mingit halba energiat juurde. Kui keegi juba mõtleb, et issa, miks ta siukseid asju teeb, siis see annab juba vastupidist energiat, siis need asjad jõuavad võib-olla raskemini minuni. Ma ette ei räägi, aga pluss-miinus umbes sellised eesmärgid on. Et lihtsalt, kuna lastega see naiselikkus kaob ära, sa oled nagu mingi Tarzan siin päev otsa või sookoll või ma ei tea, mis asi, nagu mingi Shrek. Tuled kuskil ärkad voodist, on ju. Et siis on vaja sellist naiselikku eerat ja kõik see lava asi. Tänu sellele ma olen nagu seda naiselikku eerat saanud väga palju. Aga ma teen nüüd lastele hommikusööki ja näeme siis. No nii, head isulapsikud siis. No, kas harjutate hammaste pesemist või? Tubli. Jaa, juba harjutad ja. Hea trikk, kuidas saada lapsed hambaid pesema. Ma tean, päris paljud lapsevanemad on sellega hädas. Kui laps on väike, tal tulevad esimesed hambad, siis meie andsime kohe hambaharja närida. Nii et ta saab nagu hambaharjaga hambaid sügada, ehk ta harjub nagu seda hambaharja suus hoidma. Mingi hetk, kui ta saab kiitusest aru juba, siis ta mingi aastane umbes, hakkad talle ütlema, et oi, kui tubli, pesed hambaid või. Siis ta saab aru, et see tähendab hambapesu. Sa lood talle nagu seose, õpetad sõna, et näed, pesed hambaid. Siis mingi hetk sa aitad tal nagu seda hambaharja õiges suunas liigutada. Kui ta hakkab vastu, lased lahti, ei tee midagi. Et kohe, kui sa sunnid, siis nad enam ei taha. Võib tekkida see moment, kus nad üldse enam ei luba sul midagi teha. Aga kui ta hoiab hambaharja suus ja sa natuke liigutad, et oi, näed, kikud saavad puhtaks, siis tal tekib siuke rõõmus moment, saavad ja siis mingi hetk, kui sa hakkad ise pesema minema, hakkad talle seda hambaharja kogu aeg sel hetkel kätte andma. Ja siis järgmine hetk juba pesete koos niimoodi, et sa pesed ära, siis aitad tal pesta ära.
Ja siis kolmas hetk ta juba hakkab ise küsima õigetel kellaaegadel. Kui ta näeb, et sina pesed, siis ta tuleb ka pesema. Sa võidki küsida, et palun anna, ta annab sinu kätte, lased tal endal ära pesta ja siis ütled, et oi, üks koht jäi vahele, tule ma aitan. Aitad tal nagu ilusti ära pesta. See käibki järk-järgult, aga kui sa hakkad last sundima, tule ma pesen ära. Ega siis nad ei lase, neil tekib trots lõpuks ja siis sa oled nagu püsti hädas, et kuidas ma saan need hambad pestud. Aga kui niimoodi järk-järgult minna ja mitte tekitada sellist vastastikust emotsiooni, siis nad hea meelega pesevad. Mul mõlemad lapsed täpselt sama tehnikaga oleme õpetanud ja ma tean, et hambaarstid on need. Kui tal on esimene hammas, siis sa pead seda kohe täiega mingi pesema. Ei tohi lasta ma pesemat olla, aga meie oleme lasknud olla, kui ta pole lasknud. Kui ta ei oska veel pesta, pole mingeid auke mitte kummalgi. Päike on 3-aastane juba. 0. Ilusad, säravad, valged hambad. Et see, et esimese mingi paari hambaga sa ei saa neid võib-olla nii ilusti puhtaks, ma arvan, sellest ei ole midagi. Olge julged katsetama ja ärge sundige last. Isegi kui nagu hambaarst täiega surub, siis lihtsalt kas see on parem, et ta ei pese nüüd edaspidi mingi järgmised paar aastat üldse või? Et pigem alguses sunnid vähem, elad selle perioodi üle, tegelikult see on ju mingi 3 kuud heal juhul siuke periood, kus ta võib-olla korralikult ei saa hambaid puhtaks, aga see, et ta sealt edasi juba korralikult peseb ja hoiab ise oma hambaid kogu aeg puhtana ja hoiab seda rutiini, ma arvan, see on kordades parem. Aga kui kellelgi on mõni hea nipp, ma ütlen, you do you. Mina tegin niimoodi ja minu lapsed nagu ise hommikul tulevad pärl kusjuures ka. Ärkab hommikul, ta läheb otse vanni tuppa ja toob mulle hambaharja, sest ta tahab juba pesta. Ohverdus on väga väike, mis sa pead nagu selle hea rutiini jaoks tegema. Väike siin harjutab vaikselt söögi tegemist. Teeme pasta carbonarat, aga seentega. Mul on siia segatud nüüd sibul ja suitsuga nagu pikud. Kohe lisan seened ka, mis me hakkisime. Juurde tuleb munajuustumüks. Kätte ongi juba jõudnud õhtu ja ma hakkan tegema kontsadel kõndimist. Ma olen võtnud eesmärgiks, et iga vaba hetk, mis mul päeval on, siis ma viskan kontsad jalga. Ja hea uudis, mis ei ole nüüd kontsadega üldse seotud, on see, et ma sain oma käru juba müüdud. Aga esimene päev, kui ma üles panin kuulutuse, kohe hakati kirjutama. Ma ei tea, kas ma panin siis liiga madala hinna või mis värk oli, aga tõesti, see oli mega ilus, lumivalge, nahast käru ja läks igalt poolt läbi, iga ilmaga. Nii et ma olin ülimalt rahul selle käruga. Ma loodan, et see naisterahvas, ta oli nagu imetore naisterahvas, nii rõõmsameelne ja ta ootas just last ja tal oli vist juulis või juunis tähtaeg. Ja ma olin nii õnnelik, kui ma sain talle seda käru anda, nii et ma loodan, et tema on ka selle käru üle ülimalt õnnelik. Aga jah, siis võtame ennast kokku, teeme natukene kõndimist, sest uute kingadega peab ikkagi ära harjuma, need hõõruvad natukene. Eelmiste kingadega mul seda asja ei olnud, aga nendega just on natuke hõõruvad. Ja homme mul on Eleriga proov, pluss mul on homme Fitbari proov. Ma olen mega närvis ja ma proovin nagu võimalikult palju harjutada, et mitte kellelegi pettumust valmistada. Vaata, kui sa üksi lavale lähed, siis olen mina võistlen enda eest ja vastutan enda tulemuste eest.
aga kui sa lähed kellegagi koos, siis sa vastutad 2 inimese tulemuste eest. No Päike, oled hästi tubli. Viid pudeleid ära või? Ostame midagi head või? Mina tahtsime osta ühe kõrvajoogi. Okei. Ühesõnaga me lähme vanaisa juurde ja pakime natuke asju, et mul on seal vanad võistluste asjad. Ja viime Taara ära. No nii, sain igasugust manti kaasa. Siin on TV10 täheke, siis on, mis ma mingi treeneriks õppides kunagi sain, mingid raamatud. Ja siis on hunnik TV10 olümpiastardi särke ja mingeid eestikate särke ja ühesõnaga kõik lahedad mälestused ma panin siia kasti kaasa. No, võtad endale selle tähekese või? Kas sa tead, et emme kunagi võitis selle TV10 olümpiastardil? Ja see oli väga eriline täheke, kui selle said. See oli tõeline tšempion. Nüüd saad sina järgmine tšempion olla, on ju? Milles sina tšempion oled? Balletti. Balleti tšempion või? Jaa. Täiesti ulme ikka. Käisime Lidlis ja siis saime 2 suurt kotitäit asju. 30 € eest 2 suurt kotti. Ja need pole isegi nagu siuksed odavad, mingid väiksed asjakesed, vaid need ongi nagu mingid suuremad asjad. Lihad ja siuksed asjad. Nii et Lidl on ikka päris odav võrreldes näiteks Prismaga. Et Prismas mul läheb ikka kordades rohkem samad asjad. Ja minu arust, kui ma ei eksi, siis isegi Barboras mul läheb ikka veits rohkem. No Päike, mis sa teed? Siin kus liblikad on. Kas sa valisid endale pildid sinna vision boardile või? Jaa. Mis sul seal on siis? Ballett, söömiskoht. Et sa sööd siis muna hästi palju ja liha või? Ja seda ka. Kas sa siis saad kiireks või? Tennis. Ja siis bassein. Ja siis see. Soojale maale reisile tahad minna või? Siia. Ja tenniselaagrisse ja? Väga lahe, väga tubli sinust. Aga siia. Jaa. Mina tahan ju filmida ise. Tahad ise filmida vision boardi ja? No? Mis sa teed? Mina seisan. Miks? Sellepärast, et me panime üles päikse vision boardi. No nii, kätte on jõudnud 25 märts, ma tahtsin öelda aprill ja ma lähengi nüüd juuksepikendusi panema. Hommikul pesin juuksed ära. Sellised nad on siis enne juuksepikendusi. Eks näeb, mis need juuksepikendused kaasa toovad. Ja ma lähen värvima ka. Ja ma arvan, et mul tulevad juukseotsad palju heledamad ja juuksejuured jäävad enam-vähem samaks. Aga eks näeb, mis siin salongis välja võlutakse.
my god, õues oli nii tuuline. Mul juba terve parukas läks mustaks, aga ma olen nagu real life Rapuntsel. Täiesti harjumatu. Oh my god. No nii, nagu varasemalt juba nägite videotes, sain uue soengu, uue värvi lavale. Täitsa rahul. Isegi neid pikendusi ei paista siit üldse välja. Äge asi oli see, et see salong, nii mõnusad inimesed olid seal. Nad oskavad tekitada sellist vaibi, nagu sa tahad tunda ühes iluteeninduskeskkonnas. Sa tunned ennast lihtsalt nii ilusana, säravana, kõik on nii toredad inimesed. Ja ma pean ütlema, et ma ei läinud küll selle pärast sinna, ma läksin ikkagi juuste pärast. Aga seal oli mega hea kohv. Ma ei tea, mis kohv see oli, aga lihtsalt maasikas. Nii et kogu see kogemus, kuidas sind koheldi, mis sulle pakuti, millist teenust sulle pakuti. Uskumatu lihtsalt. Ma ei tea, miks ma varem ei ole läinud sinna pikendusi panema või soengut tegema. Mul lihtsalt läks elus aega, et koguda julgust, mingeid muutusid teha ja ma olen nii õnnelik, et ma need muutused tegin praegu. Ühesõnaga, ma teen väikse hauli ka, mis mulle sealt kaasa anti siis. Nii, aga siis väike haulikene, mis mulle kaasa pandi. Ühesõnaga, see siin on kuumakaitse, kuna ma pean föönitama juukseid, mul tulevad võistlustel igasugused soengud, siis see on nagu must have asi mulle. Teine asi on šampoon ja balsam, mis on siis, kuidas seda nimetatagi, sinine šampoon ja balsam. Ma võtan ühe pudeli hetkel kätte. Sellised, et kuna külma tooni mu juuksed tulid, siis ma pean iga 2 nädala tagant kasutama midagi sellist. Nii, ja 2 väikest pudelit sain ka kaasa. Need on siis kingituseks. 1 pudel ma võtsin ise, aga teise sain siis kaasa. Seal salongis saab neid kaasa võtta. Need on ülihead asjad, need teevad selliseks läikivaks ja hästi libedaks ja säravaks juuksed. Ma olen juba seda kasutanud. Kui ma käisin modelliks, siis ma sain ka neid kaasa. Ma tulin korraks vannituppa ka. Ma ise ostsin endale mingi 2 nädalat tagasi sellised šampoonid. Kellel on kahused juuksed, elektrit täis juuksed, siis see on nagu best asi, mida kasutada. Mul oli niimoodi, et mul on hästi sirged juuksed ja ma kammisin neid, siis mul läksid nii elektrit täis, mega kuivad juuksed olid. Aga kui ma kasutasin seda šampooni ja balsamit, siis juuksed läksid pehmeks, siledaks, siis need olid kergelt siuksed fluffid, hästi mõnusad, nagu mingid kutsud paitaks, siukest ülipehmet kutsat. Selline tunne on juustel. Tänasest päevast muud tegelikult ei olegi. Õhtul on mul kleidiproov, trennis ma juba käisin. See nädal ütleme nii, et ainult iluasjad ja kleidiproovid ja trennid. Et kui need üle elada, siis saab puhata. Ma ei planeerinud ka siia nädalasse väga palju asju. Et ma saaksin, mis ma räägin? Ma juba olen ju asju teinud. Ma käisin oma trenniriideid pakkimas, on ju. Oma asju pakkimas vanaisa juures. Siis ma lähen ju enda vanaema ehk siis päikse vanaema juurde
sünnipäevale laupäeval. See on ka üks äge sündmus, sest me teeme päiksega võileivatordi sinna ja küpsisetordi, et ma teaks täpselt, mis seal sees on. Ja võib-olla siis ma saan ise ka seda võileivatorti süüa. Ma kavatsen teha sellise kanaga võileivatordi, et see oleks hästi heade makrodega. Nii, aga ma tellisin tänaseks Prisma ka, ma unustasin täiesti öelda. Ja ma pean kohe ette ära ütlema, et pooled asjad on vanaema sünnipäeva jaoks. Ma näitan teile, mis on meie igapäevased söögiasjad ja mis on siis see, mis ma vanaemale võtsin. Panin nüüd kõik siia ritta. Siin on võileivatordi asjad, siin on küpsisetordi asjad. Tegelikult tuleb banaani ka, aga banaanid ma panin sinna. Siis meie igapäevasöögi asjad on siin, mis ma ette ära tellin. Et kõik kokku läks mul umbes 100 eurot, 110 eurot. Ma ostan alati aluselist vett ka, kuna me ei saa kraanivett juua. See ei ole eriti hea siinkandis. Või üleüldse minu arust ei ole Eestis väga head kraanivett. Siis see vesi on toidu keetmiseks üldjuhul. Toorpiima, mahemunasid, sibulat, värsket. Õunu on tegelikult meil väga palju veel. Mul lihtsalt ei mahtunud siin ära. Kanafilee sinki, kanafilee kuubikuid, neid singikuubikuid suitsutatud. Mulle täiega maitsevad need, aga ma proovin mitte palju neid süüa. Üldiselt ma võtan ikkagi broileri rinnafilee tükke, kui on tarvis, või siis lihtsalt broileri fileed. Aga vahel ma tunnen, et ei ole üldse toidu tegemise tuju, siis ma võtan sel nädalal pigem nagu lihtsamad asjad. Mahe rohumaveise hakkliha kindlasti on väga suur osa meie toidulauast. Üldpildis, üsnagi siuke tervislik valik. Praegu mulle maitseb rohkem pasta. Riisi ma olen nii palju söönud, sellest on mul kopp ees ja tatar on meil kapis. See ka on siuke lemmik süsivesik praegu. Tatar annab veits valku ka, kuigi ma olen avastanud nüüd poes, et tatra seest tahetakse võtta seda valku ära. Ma ei tea, miks. Ma ei tea, kuidas või miks seda niimoodi töödeldakse. Mina seda tatart igal juhul osta väga ei taha. Selline ongi meie ostukorv, kui need siis ära eemaldada. Muidugi see on mu väike selline patuosa seal. Lihtsalt mul on mingi magusa joogiisu, suu on kuiv. Ma võin palju vett juua, aga sellegi poolest suu läheb hästi kuivaks, siis ma võtan magusat jooki, on jälle okei. Muidugi ma pidin ostma topi eemaldaja ka. Lapsed lõhkusid minu eelmise topi eemaldaja ära ja paratamatult, kui kuivatit kasutada, siis tekivad riietele topid. Ja Pärl, mis sa sööd? Seal on hakkliha, mozzarella, kana ja sulatatud juust. Pärl, kas on mämm või? Maitseb? On hea ja. Vaat, mina teen. Ta ikka eriti naudib seda. Kuidas sul jalg seal on? Oh my god. Mina. Pärl, millega sa tegeled? Kas laua peale tohib minna või? Pärl,
kas laua peale tohib minna? Ei. Ja me tahad endale avokaadot sinna või? Kuule, need lähevad. Sa ehmatasid nad ära. Vaata, see pruuni värv on emmepart ja see värviline on issipart. Sest tavaliselt looduses on isased värvilised. Kätte on jõudnud 27. märts. Tänane hommik on hakanud suhteliselt emotsionaalselt. Ma läksin kell 4 hommikul trenni ja siis, kui mul trenn läbi sai, ma istusin autosse ja ma sain aru, et võistlusteni on jäänud nädal aega. Mul tulid lihtsalt pisarad silma, sellepärast, et mul pisikesel lapsel tulevad hambad just ja ma tunnen, et ma ei poseeri võib-olla piisavalt hästi, et võib-olla mul ei ole kõndimine nii hea, kui ma tahaksin ise. Ja siis ma mõtlesin, et terve päev ju ta ripub mu küljes, et kus ma veel selle aja saan, et see lõpp nagu veel jõhkramalt panna aega poseerimise alla. See kõik tegi mind nii emotsionaalseks, et ma lihtsalt nagu pisardasin seal autos tükk aega. Aga nüüd ma olen maha rahunenud, me käisime poest piima toomas. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et okei, ma lähen hommikul kas või veel varem trenni, et ma saaks poseerimist seal trennis teha. Nüüd ma käin Fitness 24, seal on hea siuke väike alake, kus saab poseerimist ja kõndimist teha. Ehk siis peab hakkama nagu veel rohkem hullu panema, sest et kui sa ei vasta enda standarditele, siis niimoodi lavale minna ei saa. Ma küll mõtlen, et miks pisardada selle asja pärast. Lihtsalt võtta aeg ja harjuta rohkem või mine teisel ajal. Aga point on selles, et kui sa nii väga tahad harjutada ja sul on see tunne kogu aeg sees ja see kell tiksub sul kuklas, aga sa ei saa, sest lihtsalt keegi ripub su küljes, karjub, tahab sinu tähelepanu, siis seda nagu maandada enda sees on väga keeruline ja see koormab vaimselt suhteliselt üle. Ja sellepärast ma istusingi autos, lasin kõik välja, mis ma välja lasta sain, läksin tuppa, olin jälle ema edasi ja nii see asi läheb, et selles mõttes vaja lihtsalt maandada ja mõelda, et mis nüüd edasi ja kuidas nüüd edasi. Sest need lahendused jõuavad niikuinii meieni. Lihtsalt peab andma märku universumile, et nüüd on selline olukord ja nüüd on vaja see ära lahendada kuidagi. Ma tean, et kõik asjad mul lahenevad niikuinii ära. Mul on alati niimoodi, kui ma midagi mõtlen, midagi tahan, siis järsku see ilmub mu ellu. Ma ei tea, kuidas mul manifesteerimine ja kõik see mõttesi nii hästi töötab, aga kõik läheb alati nii, nagu ma tahan. Isegi kui midagi halba juhtub, see juhtub selle jaoks, et see asi, mida ma tahan, tuleks mu ellu kiiremini. Ühesõnaga, ma ei hakka pikemalt seletama. Mul lihtsalt on nii ja see on äge, et see on niimoodi. Ma olen lihtsalt avastanud selle maailma kuidagi enda jaoks ja pannud selle enda jaoks tööle. Mis teed? Mul on mõlepidi see püse. On või? Jah. Aga mis riided sa panid? Kas sa panid beibade riided või? Jah, see oli püse. Ja kontsad või? Olid ju just emme kontsad jalas. Mul enam ei ole. Kas tahtsid lavale minna või miks sa kontsad panid? Ma panin. Sobis outfitiga.
sa pead selle uuesti seljast ära võtma, siis saad panna. Aga ma ei saa. Jõudsin koju ja vaatan, et aknas toimub mingi siuke asi. Huvitav, mis reklaam see veel on? No nii, tere hommikust. Kätte on jõudnud 28. märts. Ma teen oma hommikusamme siin, kuna meil tuleb päev otsa autodega sõitmist. Ja ma pean saama need sammud täis. Pluss graafik on ka täiesti nii täis, et mul ei ole lihtsalt kuskil teha. Ja siis märkasin hommikul natuke varem üles, et enne kõike seda möllu oma sammud täis saada. Miks ma üldse hakkasin praegu filmima? Ma tahtsin jagada oma esimest juustepesu. Ma ei osanud enne olla üldse tänulik selliste lühemate juuste eest, sest mulle tundus, et need on igavad ja miks keegi ei peaks tahtma pikki juukseid ja miks inimesed üldse lõikavad juukseid ära. Eile ma sain aru, miks see nii on. Ma reaalselt olin mingi 45 minti vannitoas. Pesin oma juukseid, kuivatasin oma juukseid, võib-olla see oli kauem ka. Räva möll ja kui need juuksed märjaks said, need olid nii rasked ja seal oli nii keeruline ligikala poole saada. Mul oli õhtu lõpuks niimoodi, et ma lihtsalt viskasin voodisse, ma olin nii läbi sellest juustemöllust, käed olid nii väsinud juba. See, kui palju šampoone ja balsameid ja igasuguseid asju läheb. Ma ütlen, mul on tavaliselt nii olnud, ma lähen juukseid pesema. Mul on 5 minti ja valmis ja need kuivavad 15 minutiga vähemalt ära ise, mitte föönitades. Aga praegu ma pidin föönitama ikka päris tükk aega. Ja mul tavaliselt on nii vähe šampooni läinud, nii vähe balsamit läinud. Praegu oli kohe selline moment, et mis toimub. Aga see annab võimaluse olla tänulik selle eest, mis meile on antud ja mitte kogu aeg tahta seda, mida ei ole. Jah. See oli väike. Vaata siit kokku. Seal on tiiger ja mis me tulime siia tegema? Mäletad või? Vanaema sünnipäeva tähistama. Jah. Kus sa jooksed? Päike, kus sina läksid juba? Kus Kiisu läks? Kiisu! Tule! Oi, ma saast kusti sõita. Vaata, hammas on siin. Kiku. Tudut! Sul on... Ma käisin täna siis püssikulme tegemas. Praegu on need natukene kergelt punakad, aga päris ilus näeb välja minu arust. Tahtsin natuke sükest väikest nurka siia, et alguses mul tehti nagu rohkem ümaramad, aga kuna mul nägu teatud nurgal on ümaram, siis see näeks natuke naljakas välja. Ja siis ma ütlesin talle, et võiks nurgaga teha. Ma käisin Perma ilostuudios ja seal tehti niimoodi, et alguses sul joonistatakse nagu kulmud ette, küsitakse, et kas need sobivad, siis näidatakse sulle värvi ja siis alles hakatakse tegema kulme. Mina arvasin, et kohe hakatakse kulme tegema ja mõtle, mis siis saab, kui sulle ei meeldi. Need ei saa ju ära võtta, need on püsikulmud. Aga õnneks kõik tehakse sulle ette ära, näidatakse, kontrollid ja siis alles alustatakse tegemist. Ma sain kaasa kulmuharja,
pliiatsi. Mitte pliiatsi, aga siukse, millega saab kanda huule balsamit peale. Siis on keel, mis sa saad panna huultele. Nägin kommi siin. Kommid on ju päris äge tegelikult, et siukse pakikese saab kaasa. See žilett nii-öelda. Nummipatsikung ka. Huulekoorja. Nii tore. Kes kardavad kulmudesse minemist, siis millegipärast muretsema küll ei pea. Seal ikka tehakse kõik asjad sulle ette taha ära, näidatakse enne, kui üldse midagi hakatakse tegema. Ma arvasin, et see on mega valus. Ma olin nii valmis, et see on nagu mingi tatoveerimine. Tegelikult see oli täpselt siuke tunne, et kui sa võtad, vaata see peenete piidega kamm, hästi tihedad peened piid ja siis tõmbad mööda nahka. Täpselt sama tunne oli, kui püsikulme tehti. Kätte on jõudnud 29. märts. Ma ütlen, tänane hommik on olnud täiesti ulme. Esimest korda mul on prep nagu täiesti pähe hakanud. Ma ei suuda asju hommikul teha. Näiteks hakkasin trenni sõitma. Oli üks ristmik, kus oli Anna teed märk. Ma jäin seal Anna teed märgis seisma ja siis ma aju pani errorist. Kas ma sõidan, kas ma jään seisma, mis ma teen, miks ma üldse seisma jäin, autosid ei tule. Täiega lihtsalt aju jooksis kokku mingi, mis toimub, miks ma üldse pidurdasin nagu. Ja siis hommikul ma ärkasin üles. Ma ei teadnud, et kella keerati. Ja siis ma vaatan, et 5 äratus ja hakkan minema vaikselt ja mu kell oli ju vana aja järgi ja telefonikell oli uue aja järgi. Ja siis hakkan minema, teen endale meigid asjad on ju, no mis meigid, värvisin ainult ripsmed ära. Ja siis teen kohvi ja vaatan, tund aega ja 15 minutit on järsku läinud. Kuidas see veel võimalik on? Kas ma olin mingi omadega mõistusega ära, et tund ja 15 minti läheb mul ripsmete värvimiseks ja 1 kohvi tegemiseks. Ja siis mul lõi pähe, et kella keerati. Siis lähen fitness 24. Lähen esimest uksest sisse, piip. Läheb ilusti lahti, siis tuleb see värava koht. Teen piip ja hakkan minema ja värav lahti ei lähe. Roheline tuli põleb, värav ei tööta. Siis ma astun sammu tagasi. Teen uuesti piip, siis ta ütleb, et ei saa 2 korda päevas sisse minna. Ma olin juba täiesti mingi, mis toimub minuga nagu. Ja nii need järjest läksid ja. Aga praegu ma lähen siis massaaži. Tulin siia Raidu juurde jälle massaaži. Üli super massaaž. Käin seal ära. Eelmine kord mul oli 1,5 tundi. Seekord ma lähen ainult tund aega, kuna mul ema hoiab lapsi ja kell 11 on mul poseerimine. Ma loodan, et seekord on saal tühjast. Iga kord on keegi seal ees olnud, kuigi mul on saal broneeritud. Aga täna ma tõesti ei taha kellegagi koos teha. Et kui seal on keegi ees, siis ma ütlen, et sorry, aga mul on vaja nagu metsikult harjutada ja see ei sobi praegu. Vot. Aga soovige mulle edu ja ma loodan, et tänane päev võtab ennast kokku ja läheb kõik hästi. No, Päike, kuhu me vanaema saatsime nüüd? Juustesse. Kulmudesse saatsime vanaema. Miks? Sest ta teeb kulmud ilusaks. Vaata, ma tegin väikse. Tegid enda joonistasid või? Ma ei näe. Näita. Näitame. Oi, see oled sina ja? Väga armas. Ma panin. Päike, kuidas sulle maitseb? Kuum on ja? Aga kas maitseb hästi või?
sain täna paki kätte. Noh, ma ei tea, need paelad on siin hästi pikad. Ma ei tea, mis ma nendega teen. Aga muidu see setikene. Oh my god. Kahju ma ei saa näidata nagu täispikkust. Aga need on alt sellised laiad. Tegelikult saan, kui ma vist supeti peale astun. Ma tahaks siukest pruuni ka. Siis mu elu oleks nagu lill. Kant on selline. No nii, aga nädal on jälle möödas. Kõik iluprotseduurid on tehtud ja ma arvan, et aeg on kokku tõmmata otsad. See nädal saigi siis tehtud juuksepikendused, püsikulmud, küüned, pediküür täna käisin, massaaž ja vot selline on võistlejate elu ja iga õhtu ma pean nüüd koorima, kreemitama, et krimm jääks ilus. Pluss siis nüüd on juustepesu võtab täiega aega. Täna õhtu tuleb siuke 2 tundi vannitoas ligunemist, ütleme niimoodi. Aga mis sa teed? Võistlejate elu tuleb nautida ja viimast võtta sellest, et saab niimoodi ninnu nännutada ennast terve ja... Aga jah, tšau paka ja näeme juba uuel nädal. Sa ütled ka tšau või? Tee tšau-tšau. Pärl, kas teed ka tšau-tšau? Kas sa teed ka tšau-tšau? Kas sa teed ka tšau-tšau? Tee tšau-tšau. Tšau-tšau.